Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Ahoi, mina olen Ott Blumikka ja minu vastas istub täna Jaanika Lüüs-Likk, kes on Ergo ravikindlustuse riskijuht. Ja kui sulle tundub ravikindlustus justkui mingi imeloom ja võõras värk, siis äkki tänaseks või täna selle osa lõpuks oled midagi enda jaoks täpsemaks saanud. Tere Jaanika! Tervist! Ma pean kohe sinu käest ära küsima, et teeme selle teema huvitavaks, et kas sul endal on vabatahtlik ravikindlustus? Jah, on. Ja kasutad? Ja täitsa kasutan. Ja ma pean tunnistama, et ma enda jaoks avastasin selle üsna hiljuti selle kasu, sellepärast, et tervis on selline naljakas asi, et ega siis see ei ütle ette, millal sul täpselt arsti juurde on vaja minna ja alati ei tea ka täpselt, millisesse olukorda sa satud. Et isiklikust kogemusest ma võin küll öelda, jah, et üldiselt ma üritan oma perearstiga kõik asjad jonksu ajada ja kenasti abi saada ja enamikus see ka õnnestub kenasti. Aga tõesti, pean ütlema ja tunnistama, et oli hiljuti olukord, kus ma tõesti kasutasin vabatahtlikku ravikindlustust. Ajab asja palju kiiremaks, ma eeldan. Kindlasti ajab kiiremaks, see on üks aspekt, aga teine aspekt on ka see, et see taluvuse piir, et mõnikord see ooteaeg on ikkagi nii piisavalt pikk, et see hakkab segama igapäevast toimetust. Nüüd kiirabi on tegelikult üks võtmesõnu võib-olla isegi eraravikindlustusel siis nii-öelda. Ja kindlasti mingis olukorras see on tõesti väga oluline võtmesõna. Aga teine pool on ka igasugune ennetuspool, et ikkagi inimesed on muutunud terviseteadlikumaks ja üha rohkem üritavad oma tervist hoida ja ka käia kontrollimas oma tervist, et olla kindel, et kõik on korras, nii et ka see ennetuse pool on väga oluline. Aga Eesti mätta otsast vaadates küsiks kohe numbreid, et oskad sa äkki öelda, kui suurel osal üldse eestlastel on siis lisa selline vabatahtlik ravikindlustus olemas? Eesti alustas vabatahtliku ravikindlustuse aktiivse müügiga suhteliselt hiljuti. Me alustasime aktiivselt selle müügiga 2018, mis siis tähendab, et väga pikka ajalugu siin ei saa rääkida. Võrreldes lätlastega, kellel on juba 20 aastat kogemust vabatahtliku ravikindlustuse valdkonnas. Ja kui rääkida sellest, kui paljudel inimestel täna vabatahtlik ravikindlustus on, siis see on circa kuskil sinna 10% juurde. Et Lätis on see 50%. Nii et meil on pikk tee veel minna ja kindlasti on inimesi, kes alles avastavad enda jaoks ikkagi selle võimaluse ja alles tutvuvad selle tootega. Seega tegelikult pikka ajalugu, statistilist ajalugu isegi väga ei ole, on ju, et mis seda kõike muudaks või et kas see arv on nagu väga ajas muutuv olnud, näiteks ma ei tea, kas koroona periood just tõstis väga palju seda arvu või paljud kasutavad? Ma niimoodi ei oskagi öelda, kas koroona otseselt tõstis, kindlasti ta mingit mõju avaldas, aga ma arvan, et ikkagi see kogemus, et sellest võimalusest ju räägitakse inimeselt inimesele ja igaüks ikkagi armastab mõnikord oma tervisest rääkida ja nii nagu minagi saan jagada oma kogemust, siis keegi teine kusagil jagab ka oma kogemust ja räägib, kuidas talle ikkagi see kindlustuslahendus abiks on olnud. Ja ma arvan, et see on nagu kõige parem selline soovitus sõbralt sõbrale või kolleegilt kolleegile, et kuidas selline kindlustuslahendus saab üldse praktikas abiks olla. Et kui me räägime sellest vabatahtlikkuse poolest, siis ta on tegelikult Tervisekassa nii-öelda täiendus, et meil kõigil on töötavatel inimestel ju Tervisekassa olemas ja väiksema tervisemurega me ikkagi läheme oma toreda perearsti juurde ja saame ka kindlasti lahenduse enamikel juhtudel. Aga kui ma siin räägin näiteks enda kogemusest, siis täpselt samamoodi kasutan perearsti ja polegi lugu, et saan oma tervisemurele lahenduse. Aga on olukordi, kus tervise seisund ei võimalda perearstiga seda lahendada ja seetõttu perearst peab patsiendi kusagile edasi suunama ja see olukord, kuhu patsient sellel hetkel satub, on siis see, et ta peab leidma endale siis selle eriarsti.
kes aitaks juba mingisugustes spetsiifilisemates terviseküsimustes. Ja sellel hetkel ongi just see vabatahtlik ravikindlustus, mis tuleb nagu mängu, et kui me selle üldse pildist välja võtame, selle vabatahtliku ravikindlustuse, siis peaks töötaja, kellel Tervisekassa on olemas, minema veebiregistratuuri, et endale seda õiget eriarsti leida. Ja sellel hetkel on tal ees reaalne pilt, et tasuline vastuvõtt ja tasuta vastuvõtt, et alati kuvab veebiregistratuuri 2 aega. Ja see on see otsuse koht, et kui väga põletav tervisemure ei ole, siis on ju võimalik alati minna ka Tervisekassa kaudu kenasti eriarsti vastuvõtule, lihtsalt tuleb natuke võib-olla oodata. Aga kui see tervisemure ikkagi pitsitab ja segab igapäevaelu, siis on ikkagi suurem tõenäosus, et see tasuline arstiaeg tuleb kätte kiiremini. Ja kui kindlustust ei ole, siis midagi ei juhtu, tegelikult sellel töötajal tuleb endal see kulu kõik kinni maksta. Kui vabatahtlik ravikindlustus on, siis töötaja saab selle osa sellest kulust katta kindlustusega, ehk siis kindlustus hiljem hüvitab talle selle kulu. Aga sa mainisid just seda, et Lätis on see olnud pikemalt üldse teema ja seal on see tegelikult üpriski populaarne, 50% on päris suur arv. Kuidas me oleme üleüldiselt nagu võrdluses välismaaga või mis Lätist veel kaugemal toimub, et kas see on ikkagi levinud praktika või see on ikkagi midagi uut maailmas? No meie jagame oma praktikat peamiselt siin Baltikumi tasemel, et kaugemal on ka kindlasti vabatahtliku ravikindlustuse võimalusi ja selline lahendus on olemas, aga ma jään vastuse võlgu statistika osas, et kui paljud inimesed mujal Euroopas näiteks omavad vabatahtlikku ravikindlustust, et Baltikumi raames võin küll öelda, et nii Leedus kui Lätis on see kindlustuslahendus olemas, seda kasutatakse ja see on kuidagi selline hügieenifaktor. Tööandja pakub oma töötajale sellist võimalust kui ühte lisahüve. Ja ma eeldan, et see trend ei ole tegelikult peatunud veel nii-öelda tõusu mõttes, et pigem ju inimesi tuleb juurde, kes seda kasutavad, kui see, et see on nagu stabiilne või kasutab vähem isegi. Kasutuse poole pealt kindlasti trend on ikkagi tõusev. Lihtsalt meie majandusolukord praegu sunnib võib-olla ettevõtteid tegema teatud valikuid ja kui me räägime selle kindlustatud isikute arvud kasvust, siis see on praegu tulenevalt arvatavasti majandusolukorrast natukene hoogu maha võtnud. Ja ma arvan, et kui nüüd vaadata avalikkust ja mis inforuumis me igapäevaselt toimetame, siis ma arvan, et see praegune jahtumine on selline ajutine, et ongi selline võib-olla ülemineku aeg ja kindlasti see kindlustuslahendus saab oma hoo taas üles, kui majandusolukord natukene stabiilsemaks ka ettevõtete jaoks muutub. Aga läheks natuke täpsemaks, et ega meil pääsu ei ole, et alustada algusest, et ehk mängiks siukse võimalikult stsenaariumi läbi. Mina näiteks üks variant saan oma tööandjalt pakkumise, et mul on võimalik sulle pakkuda vabatahtlikku ravikindlustust. Mina sellest midagi ei tea, ehk siis ma pean selle endale selgeks tegema. Et mul on ju tervisekindlustus tegelikult riigi poolt olemas, mida see mulle pakub. Äkki räägime mõnest mõistest, et oskad äkki mõnda mõistet paremini lahti seletada, mis tavaliselt kindlustusega kaasas käib. Näiteks, mis asi on poliis või mis asi on kaitse? Ja võib-olla praktika poole pealt ongi kõige olulisem aru saada sellest, et kindlustuspoliis sisaldab erinevaid kindlustuskaitseid ja see, milliseid kindlustuskaitseid see poliis sisaldab, selle otsuse teebki tööandja. Ja tööandja võib lähtuda näiteks kas töökeskkonna riskiteguritest, et kui me räägime kontoris töötavast inimesest, siis temal kindlasti on kooriga töö, mis tähendab, et võib-olla silmanägemine, võib-olla see istuv töö mõjutab ka näiteks võib-olla selga, õlgasid, selliseid kohti, mis on kogu aeg sellises sundasendis ja siis tööandja, kui ta selle poliisi sõlmib, ta nagu mõtlebki võib-olla läbi just need riskitegurid, et kust siis nagu nüüd sellised riskikohad seal töökeskkonnas on töötaja jaoks, kus need asuvad.
ja vastavalt sellele sõlmib poliisi, et kui on probleem silmanägemisega, siis tihtipeale võetakse kindlustuslepingusse sisse näiteks prillikulude hüvitamine või siis kui on sundasendis töö, siis võetakse sisse näiteks arsti määratud taastusraviprotseduuride kulude katmise. Üks kohustuslik element on alati ambulatoorne arstiabi, mis siis tähendab seda, et põhikaitse võimaldab töötajal pöörduda tasulisse kas pere, üld- või eriarsti vastuvõttu. Ja alustada võib alati oma perearstist, aga jah, et kui tekib kas kiireloomuline küsimus ja võib-olla väljaspool arsti tööaega või pühade ajal, kus tavaliselt need tervisemured nagu esile kipuvad tulema, et siis on võimalik ju pöörduda ka tasulisse arsti vastuvõttu, kas digikliinikusse, kus ei olegi vaja arsti juurde kohale minna, või siis on ka tänapäeval juba kliinikud, kes võtavad vastu nii õhtuti kui ka nädalavahetustel. Ehk siis see põhikaitse annab töötajale alati võimaluse pöörduda pere eriarsti poole ja ka digikliinikusse ja kui selle konsultatsiooni käigus näiteks selgub, et arst peab vajalikuks mingisuguseid lisauuringuid või analüüse, siis ka need kulud kuuluvad sinna kaitsesse. Et võib-olla kõige olulisem ongi aru saada, et mis kaitsed selles poliisis sisalduvad ja pöörata just tähelepanu siis sellele, et kas see kaitse on olemas töötaja poliisil või mitte ja seda saab siis kas siis kindlustuspoliisi pealt vaadata või tänapäeval on olemas ka mobiilirakendused, kuhu saab mugavalt sisse logida ja vaadata just minu kui töötaja kindlustuspoliisi kaitseid, mida sisaldab ja mida ei sisaldu üks või teine kindlustuskaitse ja vastavalt sellele siis käituda edasi. Ja ma eeldan ka, et kui näiteks mul on Ergoga see poliis sõlmitud või tööandjal on Ergoga poliis sõlmitud, et siis saab ka tegelikult ju konkreetse küsimusega pöörduda ka Ergo poole, et nemad ütlevad, kas see kuulub või ei, see ei kuulu. Ja tihtipeale ongi, et võib-olla tingimustest on mõnda asja raske aru saada või välja lugeda ja siis saab oma küsimuse juba konkreetselt püstitada, et kui on soov mingisugust konkreetset kas analüüsipaketti näiteks enda jaoks läbida või mingisuguse eriarsti poole pöörduda mingisuguse spetsiifilisema murega, siis saab enne arstikülastust juba kindlustusseltsilt küsida nõu, kas selline kulu on hüvitatav või mitte. Sa enne natukene puutusid sellist terminit ka nagu hüvitismäär. Ehk siis, mis see on? Ja lisaks kindlustuskaitsele on kindlustuslepingus kokku lepitud ka maksimaalsed summad, mida kindlustusandja kindlustusperioodi jooksul hüvitab. Nii et lisaks kindlustuskaitsele saab nii kindlustuspoliisist kui ka mobiilirakendusest vaadata konkreetse töötaja kohta kehtivaid limiite. Et näiteks kui võtame näiteks ühe populaarsema kindlustuskaitse nagu hambaravi, millest inimestel on väga kerge aru saada, sest et hambaravi eest me oleme kuidagi harjunud maksma ise, aga nüüd saab seda kulu ka kindlustada ja mingi osa siis hüvitisina tagasi küsida kindlustusandjat. Et kui hambaravil on limiit, siis see võib olla kas 200 eurot või siis 300 eurot, mõnel poliisil isegi ka suurem. Et see limiit kehtib siis kindlustusperioodi kohta ja see on siis maksimaalne summa, mida kindlustusandja hüvitab kindlustusperioodi jooksul. Ja kui siis kindlustusperiood saab läbi, siis järgmisel kindlustusperioodil need limiidid siis taastuvad. Et nad siis lepitakse uuesti kokku. Minul jäi veel silma selline asi, või mõiste, mis on telemeditsiin. See on minu jaoks täitsa uudne ja ma arvan, paljud pole kuulnud ka, et telemeditsiin, see tundub nagu midagi teisel pool ekraani, aga mis see on? Telemeditsiin või digikliinik või telekonsultatsioon on siis selline teenus, mille jaoks ei pea minema arsti juurde kohale, vaid et seda teenust saab tarbida läbi kas arvutiekraani, läbi chati, et ei ole vaja siis minna polikliinikusse füüsilisele vastuvõtule. Ja see on sisuliselt ju kättesaadav minuti pärast või 2 minuti pärast isegi on ju? See sõltub kindlasti terviseteenuse pakkujast ja konkreetsest tervisemurest, et mõnikord näiteks telekonsultatsioon võib kätkeda ennast ka näiteks mingisuguseid piltide saatmise, et täpsustada probleemi. Aga näiteks lihtsamad, kas retseptipikendused või lihtsamad sellised viirushaigused, sellised asjad enamalt jaolt saab digikliiniku kaudu või telemeditsiini kaudu ära lahendada. Aga enne rääkisid ka, et see
kindlustuskaitse tegelikult aitab ennetada võib-olla muresid ja tahaks arvata, et profülaktiline tervisekontroll on täpselt selline asi, mis aitaks seda teha. Et millised on need näited äkki, et mille peal inimesed kasutavad sellist eelkontrolli, mida näiteks meie Tervisekassa ei kata? Ja seal... Või siis on järjekorrad nii pikad, et tundub lihtsalt mõistlikum kindlustuse kaudu seda? Ma arvan, et profülaktika puhul ei saa väga rääkida nendest järjekordadest, et see ongi see pool, millega inimene võib-olla üritab oma tervises mingisugust näitu kontrollida, midagi enda kohta teada saada ja lisaks ka üks selline väga praktiline spetsialist nagu optometrist. Tihtipeale ka, kui minna endale prille näiteks valima, siis enne prilli valikut tuleb olenemata sellest, kas nägemisteravus on halvenenud või mitte, ikkagi käia optometristi konsultatsioonis ja ka see on profülaktika, et ma lähen ja kontrollin igaks juhuks üle, kas minu silmanägemine on muutunud või ta ei ole muutunud, et ma saaksin endale siis mulle just vajalikud, selles hetkes vajalikud prillid. Et ka see selline konsultatsioon on see ennetav tervisekontroll ja ka näiteks kui juhilubasid näiteks pikendada või taotleda on täpselt samamoodi. Isegi kui tervisemuresid ei ole, ma pean oma tervisega ära kontrollima ja ka see on profülaktiline tervisekontroll, mida saab ka kindlustada. Aga võib-olla kõige sagedasemad ikkagi tervisekontrollid seonduvad mingisuguse tervisenäitajatega, et ongi näiteks kas mingisuguse vitamiini või mineraali taseme mõõtmine. Et sellisel puhul, kui minna seda profülaktika raames tegema ja kasutada seda profülaktika kindlustuskaitset, siis ei ole tarvis ka arsti saatekirja. Ja tänapäeval juba turul on väga palju selliseid teenusepakkujaid, kes pakuvadki selliseid tervisekontrolli paketikesi, et inimene, kes soovib on tervist kontrollida, saaks seda igal ajal teha ilma arsti saatekirja omamata. Okei, minu jaoks on asi palju selgem, kui me räägime mõistetest ja tegelikult selle olemusest. Aga oletame, et minu tööandja ei paku seda. Kas ma saan seda ise ka inimesena osta või kas ma üldse saan seda nagu endale taodelda kuidagi lisakaitset? Jah, et on olemas ka eraisikule mõeldud lahendused. Kuid eraisikule mõeldud lahendustest tuleb kindlasti tähelepanu pöörata tingimustele, sellepärast et eraisikutele pakutavad lahendused on tibakene teise kindlustuskaitsega kui tööandja kaudu pakutavad lahendused. Ja selleks tuleb siis pöörduda kindlustusandja poole sooviga, et on soov endale isiklikult eraisikuna seda kindlustuslepingut sõlmida ja siis kindlustusandja saab juba pakkuda välja lahendused, kui need tal on olemas. Et eraisikutele täna turul pakub ravikindlustust Ergo ja saab tulla konsultatsiooni ja siis juba nõu pidada meie konsultantidega, et millised on kaitsed, millised on ka välistused ja millised üldse võimalused on eraisikule. Minu isiklik arvamus on selline, et sa saad seda muidugi täiendada võib-olla, et miks üks inimene võiks vabatahtliku tervisekindlustust omada on see, et see on justkui siuke vaimne rahulolu, et sa tead, et asi on kontrolli all, vajadusel saad kasutada. Aga kas seal on nagu veel midagi, me rääksime abivõimalusest ja siis ennetamise võimalusest, aga äkki on veel mõni selline faktor, mida me praegu hetkel rääkinud ei ole? Kui töötaja aspektist rääkida, siis ikkagi eelkõige me kõik kasutame mingisuguseid raviteenuseid aasta jooksul. Et on see siis vaktsineerimine või on see siis hambaarsti kontrollkülastus, et ikkagi me puutume nende tasuliste raviteenustega ikkagi kõik kokku. Võib-olla sõltuvalt vanusest, et ühel eluperioodil rohkem, teisel vähem, ühel aastal võib-olla rohkem, teisel jälle vähem, aga jah, et mingisugune ikkagi kulu meile sellega kaasneb, et alates retseptiravimite omavastutusest, omaosalusest, lõpetades elementaarse hambaraviga, mis ju teada-tuntud ikkagi Tervisekassa poolt pakutav summa ei kata neid kulusid, mida üheks hambaraviks või isegi ennetuseks oleks inimesel vaja. Nii et jah, nõus, et ta pakub sellist nii-öelda kindlustunnet, aga ma arvan, et ka ikkagi vanuse kasvades kindlustunne muutub ikkagi pigem vajaduseks, et mingites olukordades mul ongi vaja tasu maksta nende terviseteenuste eest, mida ma soovin tarbida.
aga mõeldes ettevõtja poole pealt või tööandja poole pealt siis, et miks tema peaks üldse pakkuma oma töötajatele seda, see on tema jaoks ju kulu tegelikult. Nõus. Tööandja poole pealt ikkagi ta annab võimaluse pakkuda lisaks palgale veel lisahüvesid töötajatele ja kindlasti on ta ka abiks just nagu ma enne mainisin, töökeskkonnast tulenevate riskide maandamisel. Et kui sa alguses mainisid koroonaperioodi, siis koroonaperiood, millele järgnes ka sõjaperiood, siis need kaks kokku andsid tulemuse, kus hästi kõvasti ja tugevasti hakkas kasvama näiteks vaimse tervise probleem. Ja me teame, et Eestis ei ole vaimse tervise spetsialiste piisavalt ja siin on väga suured järjekorrad ning abi saamiseks väga tõenäoliselt inimesed peavad pöörduma tasulisse kliinikusse. Ja tavaliselt ka vaimse tervise probleem ei piirdu ühe konsultatsiooniga, et tihtipeale nõuab see pikemaajalist sekkumist. Ja me nägime, et tööandjad hakkasid väga väärtustama seda poolt, et ravikindlustusega saab ka vaimse tervise spetsialistide konsultatsioone katta. Et just see kulupool on päris kõrge, kui me töötaja aspektist vaatame ja see, kui tööandja pakub seda võimalust, et vaimse tervisega tegeleda ikkagi läbi kindlustuse, see kindlasti oli selline kaitse, mida nii tööandja kui ka töötaja mõlemad väärtustasid, et vaimne tervis on ka selline võib-olla väga personaalne ja töötaja jaoks võib-olla mõnikord ka ebamugav läbi tööandja. On tööandjaid, kes pakuvad ka näiteks lisavõimalusi mingisuguste otsekonsultatsioonidega spetsialistide juures, aga läbi kindlustuse töötaja saab selle vabaduse, et kui ta tunneb, et ta vajab abi, siis ta saab seda teha personaalselt, delikaatselt, ilma tööandja poole pöördumata. Et see kindlasti tööandja vaates omas ja omab ka täna väga suurt väärtust. Ja tööandja vaatest veel lisaks just need töökeskkonna riskifaktorid, et kui ikkagi töötervishoiu kontrolli raames selgub mingisugune selline tervisemure, mille eest siis tööandja vastutab või et tööandja peab töökeskkonnas veidi ümberkorraldusi tegema, siis saab seda kindlustust ka kasutada kui abivahendit, et kui on istuv töö või on näiteks sellised monotoonsed liigutused igapäevasel tööl, mis võivad tervisemuresid tekitada, siis näiteks taastusravi, arsti konsultatsioonid ja sealt edasi siis taastusravi näiteks kulude katmine võiks olla siis juba kindlustuse teema, mida saab tööandja omalt poolt kasutada. Täpselt samamoodi vaktsineerimine, et on palju tööandjaid, kes juba ka enne kindlustuslepingu sõlmimist hüvitavad mingisuguseid kulusid, kaasa arvatud näiteks vaktsineerimise kulu. Et mingisuguseid kulusid saab tööandja üle kanda siis kindlustuslepingusse. Ja tegelikult võib vist öelda, et tööandja sisuliselt kindlustab ise ennast ka, et ta ei kaotaks töötajat. Et just, et kui pikalt ta on eemal tööst või üleüldiselt, et rääkisid vaimsest tervisest, et kui inimene ei saa abi, siis kindlasti ta ei ole ka töövõimeline, võib-olla lõpuks võib juhtuda. Kindlasti ta toetab töötajad selle kaudu, et ta pakub talle lahendust. Just, ja tegelikult praegu kogu selle eelneva jutu kokkuvõtteks, et kuidas tööandja üldse seda pakkuda saab, on see, et meil on Eesti riigis selline seadus, et 100 eurot kvartalis või 400 eurot siis kokkuvõttes aastas saab pakkuda tervise- ja spordiedendusse, ehk siis mille alla võib kuuluda ka näiteks vabatahtlik tervisekindlustus. Ja tänu sellele on see maksuvaba siis ja tihtipeale ka mõned kindlustuspakkujad ja ka Ergo on näiteks saab luua sisuliselt pakette, mis on täpselt selle summa sees või siis, et tekitavad võimalikult vähe lisakulu tööandjale. Ja, see 400 on siis nii-öelda lagi erisoodustusmaksuvabastusele, aga on päris palju ka ettevõtteid, kes ei kasuta seda maksimaalselt, et kindlustuslepingu võib ka sõlmida väiksema kuluga, võib valida kindlustusmakseks palju väiksema summa kui 400 eurot, et lihtsalt siis tuleb vaadata, ongi, millised on tööandja võimalused, millised on tema soovid ja mis eesmärki see kindlustuslahendus tema jaoks nagu täidaks. Vastavalt töö iseloomule arvatavasti see kõik sõltub või töökeskkonnale.
vastavalt töö iseloomule ja ka tööandja enda eelarvele, et see 400 ei ole kohustuslik kindlustusmakse suurus, et alati võib valida ka pisut väiksema ja võib-olla tööandjad, kes alles alustavad ja täpselt võib-olla ei teagi, kuidas nende jaoks tööle hakkab või töötaja jaoks, siis võib alustada vabalt mõne tagasihoidlikuma paketiga, pakkudes näiteks ainult pere eriarstiabi, kindlustuskaitset, mis tagab just selliste tõsisemate tervisemurede puhul kiire arsti vastuvõtu ja täiendavad kulud, mis seal siis seoses uuringute või analüüsidega näiteks kaasnevad, et nad võivad need lisakulud mõnikord päris kõrgele küündida, et jällegi isiklikust kogemusest üks visiit ortopeedi juurde mõne põlvevaluga näiteks, mida võib-olla tavaliselt ise ei saa jagu, siis võib päädida erinevate uuringutega, mille kulu võib ulatuda seal 400-500 euroni lausa. Ja läbi tõesti tasulise teenuse mina võin öelda küll, et mina sain kiiremini abi. Isiklikult paar nädalat tagasi sain samamoodi abi, et ma ei ole elu sees kuulnud, et MRT-sse näiteks saab samal päeval, kui otsus vastu võeti, et oma MRT-sse minna. Ehk siis see oli see hetk, kus ma sain aru, et see vabatahtlik ravikindlustus aitas mind praegu, säästis sisuliselt 2 kuud. Just. Ja võis säästa mu põlve ja üleüldiselt närve ka, et see on minu jaoks nagu täpselt siuke heureka moment, et see on kasulik. Aga oleme küll Stebi podcast, seega natukene teeks reklaami ka, et Stebi on tulnud välja ka tegelikult sellise ravikindlustus mooduliga või tervisekindlustus mooduliga, kus siis saab hallata täpselt neid poliise ja kaitseid. Ja kogu seda asja nimetatakse siis 360 tervisekaitseks, mis siis on koostöös Ergoga ettevõtetele mida pakutakse siis koostöös Ergoga ettevõtetele. Et natukene räägin sellest juurde, et meil on Stebis vähemalt olemas 3 erinevat paketti, millel on erinevad kaitsed ja mis kindlasti nagu annavad seda kindlust juurde, et täpselt tööandja saab mõelda sellele, milline on tema töö, milline on töötajate töö, et see kaitse vastaks just nende vajadustele. Ja seal samuti ei ole kõik paketid ei ole nii-öelda maksuvabastuse piirini viidud, vaid samamoodi saab pakkuda samal ajal ka näiteks tervisekompensatsiooni mingis summas, et töötaja saab minna jõusaali või tegeleda, ma ei tea, füsioteraapiaga ja teisalt siis tal on vähemalt see mingi kindlustuskaitse olemas. Ja isiklikust kogemusest olen täitsa kasutaja samamoodi, väga mugav ja enne ka Jaanika rääkis siin äpist, et on olemas äpid kohe, mis nagu sulle vastavad või annavad küsimustele vastused, siis need on ka tõesti mugavad, et see arsti juures käimine ei ole enam, see närvikulu on läinud nii palju väiksemaks, et mis see raviarve on või kuna saab, et see kompenseerimine ja kõik muu on nii palju lihtsam tänu sellele. Ja ega karta ei ole selles suhtes midagi, et ühe korra läbi teed, siis tegelikult see asi on sul juba käpas ka. Et ma ei tea, kas Jaanikal on midagi lisada veel selle kohta. Võib-olla lisaks just, et me ei ole võib-olla puudutanud seda kahjukäsitluse poolt, et tõepoolest, et kuhu pöörduda ja mida siis teha, kui on vaja vabatahtlikku ravikindlustust kasutada, et kuidas see kõige mugavamaks enda jaoks teha on kasutada Ergo meditsiinipartnereid. Pöördudes Ergo meditsiinipartneri poole tuleb teavitada meditsiinipartnerit, et on Ergo ravikindlustus ja juba siis arstile mineku järgselt tuleb maksta ainult lepingujärgne omavastutus, et kui me siin rääkisime ennem numbritest, siis kui arsti vastuvõtt ongi näiteks selline 100 eurone, siis tuleks võib-olla esmalt vaadata, et mis on lepingus kokku lepitud hüvitislimiit, milline on omavastutus. Omavastutus on tavaliselt määratud protsendiga ja seda arvutatakse siis kulust, et kui näiteks omavastutus on määratud 20% või siis
hüvitise määr on 80%, võib-olla seda leiab siis äpist, et hüvitise määr on siis see, mille kindlustusandja omalt poolt tasub raviarvest, et kui raviarve ongi 100 eurot, hüvitise määr on 80, siis kindlustus maksab 80% arvest ehk siis 80 eurot ja 20 eurot tuleb siis kliendil endal tasuda. Ja need omavastutused on omavastutused ja hüvitise määrad on lepingus erinevad, et igal lepingul võib see olla erinev, et valdav enamus ongi täna juba, et 80% maksabki kindlustusandja ja töötajale jääb see 20%, aga see võib olla ka 90-10 või mõnel lepingul endiselt ei olegi oma vastutust, et hüvitatakse siis 100% arvest, et need tingimused ongi nüüd seal mobiilirakenduses, mida ma soovitaks kindlasti töötajale enne arsti juurde minekut vaadata. Ja pöördudes meditsiinipartneri poole tõepoolest tuleb maksta ainult teenuse eest, mis ei ole kindlustatud, siis selle osa eest, mis hüvitis limiiti ületab, et näiteks profülaktika puhul võib see hüvitislimiit suhteliselt kiiresti kätte tulla, kuna seal võib olla hüvitislimiit 100-200 eurot. Et kui me võrdleme ambulatoorse arstiabi limiitidega, siis seal me räägime tuhandetest eurodest, mis suure tõenäosusega kindlustusperioodil ei saa ära kasutatud. Kuid väiksemate limiitide korral need võivad olla juba ära kasutatud, et siis see ületav osa jääb ikkagi töötaja enda kanda, kui see hüvitislimiit on juba välja makstud. Ja kui meditsiinipartneri juures, arsti juures on käidud, siis tegelikult sellega kogu kahjukäsitlus piirdubki, et kui sai maksta kindlustuse kaudu seda kulu, siis ei olegi tegelikult töötajal endal vaja rohkem midagi teha. Kui kahjukäsitlejal on mingisuguseid täiendavaid küsimusi, siis juba kahjukäsitleja kirjutab ise töötaja kontakt e-maili aadressile oma küsimused ja siis saab juba otse kahjukäsitlejaga suhelda. Ja teine variant, et kui nüüd meditsiinipartnerite hulgast ikkagi ei leia endale sobivat arsti või kliinikut, siis võib ka mõne muu kliiniku või arsti poole pöörduda, et see ei ole keelatud kindlasti, aga kahjukäsitluse poole pealt tõesti kõigepealt siis tuleb see kulu töötajal endal tasuda täies mahus ja peale seda, kui juba raviteenus on kätte saadud, siis esitada hüvitistaotlus Ergole. Ja seda saab täpselt samamoodi teha mugavalt nii mobiilirakendusest kui ka Ergo kodulehelt. Mõlemad variandid on võimalikud. Just, ja mobiilirakendus tõesti võtab minuti heal juhul. Et asi on mugavaks tehtud küll. Ma ei tea, kas sul on kindlustuse kohta, vabatahtliku tervisekindlustuse kohta veel midagi lisada või teeme siukse lõpuosa, mis puudutab ainult sind? Me võime võib-olla kokku võtta, millest me ei ole rääkinud, on võib-olla see raviteenuse osutaja valik, et kindlasti ennem raviteenuse osutaja valikut tuleks veenduda, et selle raviteenuse osutajal on olemas kas siis tegevusluba, et üldiselt meie meditsiiniasutustel on olemas tegevusload ja seal küsimärke ei teki, aga näiteks on ka palju spetsialiste, kelle puhul me nõuame, et oleks näiteks kutsetunnistus, mida saaks kontrollida kas kutsekoja kodulehelt, eks ju, et saab vaadata, kas mõnel psühholoogil või taastusravispetsialistil on olemas kutsetunnistus, sest et kindlustustingimuste järgi ikkagi me seda nõuame, et oleks kasutatud tegevusloastatud spetsialisti teenust. Ja kui jällegi meeldetuletuseks ei ole kindel, kas mingisugune see teenuse osutaja nüüd on aktsepteeritav selle kindlustuslepingu vaatest või mitte, siis saab alati küsida nõu kindlustusandjalt ehk siis Ergo poole pöörduda. Just, nii et ei ole kindel, küsi. Olgu, siis tõmbame siia joone alla. Küsin paar küsimust sinu kohta ja siis lõpetame tänaseks selle osa ära. Esiteks ma küsiks sinu käest kiiresti ära, et mis on sinu jaoks heaolu? Minu jaoks heaolu on see, eelkõige minu jaoks on oluline tervis, sellepärast, et sealt hakkab kõik pihta, et kui tervisega ei ole kõik korras, siis see hakkab kanduma ka nii ümbruskonna inimestele, nii tööl kui kodus. Et tervise puhul on hästi oluline, et inimene tunneks ennast hästi. Ja kui see tervisemurega on selline tõsisem juba, siis minu jaoks on hästi oluline, et ma teaks, kelle poole pöörduda ja kuidas ennast ise aidata. Et ma üritan vältida guugeldamist
tervise kohta, sellepärast et infot on interneti avarustes hästi palju. Et mina isiklikult tavaliselt ikkagi pöördun oma hea perearsti poole kõigepealt, et abi saada ja sealt siis edasi juba sõltuvalt sellest teemast konkreetsemalt. Aga jah, et eelkõige tervis, sellepärast, et tervis paneb täpselt paika, mida sa saad teha, milliseid ettevõtmisi sa võid ette võtta, eks ju, et elu toredam oleks. Ja see ongi minu jaoks tegelikult heaolu. Google'i vältimine on väga hea soovitus. Mäletan kunagi ammu üritasin mingile murele lahendust leida ja tuli välja, et kõige suurem asi, mis arvates minuga on, et ma olen rase. Et see nagu kahjuks ei saa või õnneks ei saa ikkagi tõsi olla. Aga just ütlesid, et tervis, et äkki soovitad mõne aktiivse liikumise võimaluse, mis sulle meeldib? Sellega on selline huvitav asi, et sõltuvalt nüüd jah, mis olukorras inimene on, liikuda saab või ei saa üldse, et sellepärast ma seda põlve teemat võib-olla kogu aeg ka puudutan, et oli paar kuud, kus oli liikumine praktiliselt võimatu, et oleks väga tahtnud liikuda. Aga jah, mulle meeldib jalutada, mulle meeldib väga tegelikult rühmatrennis käia, ma pean tunnistama, et ma olin väga muserdunud, kui ma ei saanud praktiliselt 4 kuud ei saanud rühmatrenni teha, sest et ma päriselt ei teadnud, mida ma võin teha ja mida ma ei või teha, et tekkis selline hirm uue vigastuse ees, et jah, aga liikuda värskes õhus ja liikuda lihtsalt kas või linnas jalutades ringi, et see on, ma arvan, väga hea viis liikumisele. Ja ehk on sul üks rutiin, mis annab sinu igapäevale midagi sellist juurde või mida sa alati teed? See võib olla ka midagi täiesti rutiinset, midagi me kõik teeme, aga alati on huvitav kuulda, kas kellelgi on. Ma ei oska öelda, kas see on rutiin, et minu jaoks näiteks hommik ei alga ilma kohvita. Et see on tõesti selline, võib-olla tõesti, et ei ole head hommikut, kui ei ole head kohvi hommikul. Aga jah, ma ei oska öelda. Kohvi näide on tegelikult väga hea, et sa praegu kirjeldasid väga hästi, kuidas see annab sinu igapäeva elule midagi juurde, et kui on hea kohvi, see on hea hommik. Ma arvan, et see on küll tore. Aga olgu, et kordame siis kiirelt üle, et vabatahtlik ravikindlustus on täitsa ässvärk, et sellega saab täitsa oma südamerahu maa peale tuua ja vajadusel ka abi või siis ennetada asju. Ja jah, mina arvan, et kui mõni ettevõtja seda kuulab, siis mõelge selle peale, et oma töötajatele seda pakkuda. Ja kui ma ei tea, on vaja lisainfot, siis kindlasti pöörduge Ergo poole. Stebil on leht business.stebi.ee, kus saab ka nagu tegelikult infot, et miks seda teha või millised need võimalused on. Ja minge aidake teistel tervem olla. On minu arvamus vähemalt. Mis sina arvad? Ma arvan ka, et mida me saame enda jaoks teha, ongi oma tervise eest hoolt kanda ja kui see tervis meid mingil põhjusel peaks alt vedama, siis õige spetsialisti poole pöörduda. Just. Aga mina olen Ott ja mind ja teid haris kindlustusteemal Jaanika Lüüslik. Aitäh! Aitäh!